Tore on siin olla teiega. Ma ei hakka mingit mikrofoni kasutama, te kuulete küll. Ma olen hästi kõva häälega. Et minu kohta. Ma olen abielus. See on kõige tähtsam asi mu juures. Nüüdsest peale, see on kõige tähtsam asi. Ja abielus olles, see oli meie esimesed jõulud olid meil praegu abikaasaga koos. Ja päris lahe oli jõulude ajal olla Eleriga koos ja kuidagi tähistada esimest korda jõule koos ja me tõime väikse kuusekese tõime tuppa ja see oli nagu meie väike armas kuus, see oli mingi 5 sentimeetrit pikk, aga umbes siuke, aga tegelikult ei olnud natuke suurem. Aga ikkagi siuke väike armas jõulukuusekene ja vist olid juba jõulud olid käes, me ei olnud veel isegi ära ehtinud, nii et see oli natuke nõrk, järgmine aasta paremini. Aga vist oli jõulupäeva 24. vist me avastame, et kuule, et võiks ikkagi selle nagu kuusele ka mingeid ehteid nagu külge panna või mis ta ikka siin seisab, ainult tühjad, onjast. Ja siis avastasime, et meil on mingid tulekesed on olemas. Võtsime tuled kapist välja ja siis panime ümber kõik, onju, et oleks ilus, niimoodi kaunilt ümber, et soravalt niimoodi nagu kuidagi spiraalselt nagu läheks ülesse ja oi. Te ei kujuta ette, kui ilus see lihtsalt oli, see oli nii ilus. Ja siis pistiku panime seina ja siis ei juhtunud midagi. Nagu isegi mingit plahvatust või mingit suitsu nagu ka ei tulnud. Ja mitte midagi. Ja võib-olla te teate, te olete kogenud võib-olla nende jõulutuledega on see asi, et kui üks pirn läbi läheb, vaata, siis on kogu asi pekkis, on ju. Et siis ma võtsin need kaks seda juhet oli, kaks seda nööririba siis ja ma hakkasin siis, ma võtsin ühe nagu selle terve pirni ja siis pidid hakkama järjest kontrollima. Milline see õige on. Okei, paned selle seina, on ju, et kohe nii, kui see õige pirn sisse läheb, nii ta peaks kohe nagu kogu see rida peaks põlema. Nagu reaalselt peaks põlema, on ju. Ja me mingi suht Eleri tüdins kiiresti ära sellest, ta tegi mingit oma asju, aga mul oli nagu siuke kinnis idee, et ma pidin lihtsalt saama selle asja nagu põlema, ma ei saanud lihtsalt muud moodi. Mul on siuke asi, et kui mul nagu pea on mingi asja sees, nagu siis ma pean lihtsalt selle asja nagu lõpuni viima, ma ei oska seda poole jätma, isegi kui ma teen seda 100 aastat, ma teen seda ühte asja, teen lõpuni ära selle asja. Ja täpselt samamoodi oli selle jõulutulega. Nii, olen seal. Ja see asi on seal seinas ja see terve rida on mul ees, mingi 5 meetrit seda neid jõulutuleksi, mis on umbes mingi 1 millimeeter suur, on ja siis sa proovid sealt kuidagi nagu nad ära paigutada ja mingi ja mul oli vist mingi pool seda oli nagu tehtud vist juba. Ja ma tegin ja siis ma ei mäleta kaua mul selleks aega läks, Eleri võttis aega kindlasti, aga siis ma vaatasin lõpuks, et mul oli terve see teine riba, mis mul oli. Ja siis ma proovisin selle, millega ma kontrollisin neid ülejäänud tuleksid olla, ma panin sinna töötavasse, sinna ritta või kuidas iganes. Ja siis seal ka ei töötanud. Et põhimõtteliselt ma nagu kontrollisin kogu seda riba pirniga, mis nagu tegelikult ei töötanud. Et see oli jamps. Aga see, mis ma teile, Saalemi noored, mis ma teile nagu rääkida tahan, on see, et tahan sellest tulede reast rääkida. Tahan rääkida ma arvan, et te olete nende päevade jooksul te olete rääkinud sellest, et milline see üks tuluke peaks olema, milline sina, milline sa võiksid olla, kuidas sa võiksid tuua au Jumalale. Milline sa pead olema, kuidas Jumalal oleks hea meel sinu üle. Aga ma tahaks rääkida sellest, et kuidas Jumalal oleks hea meel selle tulede nagu rea üle. Kuidas tal oleks hea meel meie üle, meie kui kõik siin, üks nagu. Teie kui üks ihu, teie kui üks keha ja ma tahakski nagu tegelikult, mis aga asjad panin, siin, see on hea asi. Ja ma tahakski tegelikult rääkida sellest, et sellest tahan rääkida. Esimene Korintlaste 12, 14 kuni 27, kui teil on piibel, siis te võite
võite selle välja võtta. Aga ma ei kuule mingit meeletut sahinat praegu, nii et ma eeldan, et teil ei ole. Ma loen teile siis ette ühesõnaga. Jah, ta oleks pildit tooma vist. Ja see on, jah, ühesõnaga, kohe te saate teada, kohe räägin. Sest ihu ei ole üks liige, vaid palju liikmed. Ja teate, ma räägin teile natuke minust enne, kui ma abiellusin. Ma teen skeemi, ma meeldin skeemi. Ma nägin umbes selline välja. Umbes selline. Okei. Normaalne, onju. Mingi... jah, siuke. Ühesõnaga, enne abiellust ma olin selline nagu... Ma olin omaette nagu tüüp, onju, omaette vend. Ja ma avastasin, et ma olengi lihtsalt üks nagu tarretise nagu kuhi põhimõtteliselt. Ma olengi lihtsalt üks tarretis. Et olengi ainult mina, ma sõltun iseendast, ma olen iseenda peremees, onju. Loogis, onju. Ja ma käin tööl, ma käin koolis, ma käin, mis värk on, nagu ma teen asjad ära, onju. Ma olen tegija. Mul ei ole mitte midagi vaja. Ma olengi siuke, ma olen siuke tarretis. Lihtsalt siuke olen ja olen lihtsalt. Mul ei ole vaja otseselt mingit käsi või jalgu või mitte midagi, sellepärast et ma lihtsalt olen, ma sõltun nagu ainult iseendast. Ma olen mina ise peremees, peremehetsen, onju, mu peremehelikus olekus. Lihtsalt olen siuke vend. Ja silmi, noh, silmad mul olid siuksed poolunised parem siuksed. Jah, siuksed olid pigem mul. Aga ma räägin teile, kuidas ma hakkasin pärast abielu nägema ennast. Ma avastasin pärast abiellumist, et oi, et mul on peas kõrvad, millega ma kuulen, mida mu naine räägib. Mul on olemas käed, et pesta nõusid. See oli huvitav mõte. Siis mul on olemas jalad, et näiteks jalutada poodi, kui midagi vaja on, tuua poest, onju. Ja ütleme nii, abielus ma avastasin veel mingeid asju oma kehas. Aga sellest räägib teile keegi teine kord. Aga igatahes abielus olles ma märkasin tegelikult, kuidas teised inimesed minu ümber tegelikult näitavad mulle rohkem, milline ma olen, näitavad mulle rohkem iseennast, näitavad mulle tegelikult seda, milleks ma olen loodud, kuidas ma olen loodud, millisena ma loodud olen. Ja ma kohe räägin teile, kuidas. Ma tõesti, ma sain esimest korda aru, et päriselt see keha, mis sul on, see on antud sulle, see on Jumala poolt disainitud, see on Jumala poolt tehtud, kujundatud sinu jaoks spetsiaalselt. Ja ma hakkasin päriselt nagu mõtlema selle peale, et miks ma just olen selline, nagu ma olen. Miks ma olen täpselt niimoodi tehtud, nagu ma olen. Ja hullult lahe oli näha tegelikult seda, et ma ei ole lihtsalt mingisugune tarretise kuju, kes lihtsalt nagu eksisteerib. Jumal oleks võinud neid tegelikult tarretisena ka nagu tegelikult tuua. Niimoodi, et sa lihtsalt oledki üks tarretise kuhi ja sa lihtsalt kuidagi oled siuke limane ja lihtsalt eksisteerid ja võib-olla mingi fotosünteesi kaudu nagu Jumal annab sulle vajalikud toitaineid või mis iganes nagu ja siis sa niimoodi eksisteeridki ja võib-olla toodki Jumalale au oma selle fotosünteesi kaudu ja mis iganes nagu onju. Et ta oleks võinud nii teha. Aga mida ma hakkasin avastama on see, et meil on antud nagu Jumala poolt
kui lihtsalt vaadata, sina ise, vaata iseennast. Sul on jalad, sul on käed, mis on suunatud nagu väljapoole. Need on suunatud nagu väljapoole ja ma tõesti maksin mul see oli nii lahe ilmutus, kui Jumal näitas mulle seda, et ma olen andnud sulle käed, millega sa saad aidata teisi inimesi, ma olen andnud sulle jalad, et sa võiksid minna sinna, kus on abi vaja. Sa võiksid teha seda, mida ma tahan, et sa teeksid. Et sa ei ole tarnekas. Ma olen loonud su täpselt selliseks, et sa saaksid aidata. Ja ihu ei ole üks liige, vaid on palju liikmeid. Ma avastasin seda, et ma ei ole lihtsalt üks liige, ma ei ole lihtsalt omaette mingisugune tarnetis, ma olen palju, mu ihu, mu keha moodustub. Sa kuulad ka sinna? Okei, väga. Et mitmest osast ma olen mitu liiget, mitu ihul on mitu liiget. Ja kõik täidavad omad rolli, need kõik on tegelikult antud mulle, sulle selle jaoks, et me võiksime täpselt selle kehaga, mis sulle antud on, tuua Jumalale au, et sina võiksid oma kätega. Sa võiksid oma kätega aidata kedagi. Et sa võiksid oma jalgadega minna kuhugi, kus on vaja abi. Ja ma olen nagu ka üles kasvanud kirikus ja vahepeal kuidagi kõik asjad tunduvad liiga nagu loomulikud või kõik asjad tunduvad liiga iseenesest mõistetavad, aga tegelikult on, kui sa hakkad vaatama, miks Jumal täpselt mingeid asju täpselt sellisena loonud on, siis see on lihtsalt meeletu. See on meeletu tegelikult, miks Jumal on loonud sind täpselt sellisena, nagu sa oled. Jalad, käed, kõrvad, silmad. Täitsa crazy. Vaatame, mis siin edasi räägib. Kui jalg ütleks, et ma ei ole käsi, siis ma ei kuulu ihusse. Kas ta sellepärast ei kuulu ihusse? Ja kui kõrv ütleks, et ma ei ole silm, kas ma siis ei kuulu ihusse? Ja see on minu meelest nagu lahe salm, need on lahedad salmid sellepärast, et see tuletas mulle meelde ja ma loodan, et see tuletab ka teile meelde. Et me räägime nagu, me ei räägi ainult praegu sellest ihust, aga me räägime praegu sellest ihust. Ja kohe me jõuame selle juurde. Ja isegi kui jalad ütlevad, et ma ei ole silm, et ma siis ei kuulu ihusse. Isegi, võib-olla, ma ütlen teile nii pidi selle, võib-olla, et isegi kui keegi sinu näiteks mittekristlasest sõber ei tunne Jumalat, kas see tähendab seda, et ta siis ei kuulu ihusse või? Kui ta ei tea, et kui ta ütleb, et ta ei pea näiteks ennast kristlaseks, kas see tähendab seda, et tema ei kuulu ihusse, kuhu sina kuulud? Minule see kuidagi tuletas seda meelde. Kui kõrv ütleks, et ma ei ole silm, kas ma siis ei kuulu ihusse? 17, kui kogu ihu oleks silm, kuhu jääks siis kuulmine? Kui kogu ihu oleks kuulmine, kuhu jääks siis haistmine? Ja siin ma ei taha pikalt peatuda, lihtsalt ma tahan seda öelda, et kui sa vaatad seda, et milliseks Jumal on meid loonud praegu siin, siis me oleme kõik erinevad. Jumal on loonud meid nii erinevateks, nii unikaalseteks, et me ei tohi kuidagi lasta ennast, et me igatseme olla lihtsalt nagu üks osa massist. Ma usun, et Jumal on loonud sind nii eriliseks, ta on andnud sulle nii palju isiksust ja nii palju sära ja omal viisil muidugi, et ära kunagi igatse olla lihtsalt üks osa massist või ära kunagi igatse olla kuidagi mingi tundmatu tegelane, kes lihtsalt sulandub tausta. Ole see, kelleks Jumal sind loonud on, ole kõrv, ole silm, ole kulm, ole varbavahe, ole ükskõik mis asi, ole sa ise, aga peaasi, et sa oled sa ise. Peaasi, et sa oled see, kelleks Jumal sind loonud on, tõepoolest, päriselt ka. Sest, ja ma räägin seda teile kui indiviidi tasandil, aga ma räägin teile ka nagu kogukonna, kui nagu kiriklikul tasandil. Et olge täpselt see, kelleks Jumal teie kogudust loonud on. Ärge olge Hillsong, ärge olge keegi muu, olge Saalemi kogudus Tartu linnas. Olge see, kelleks Jumal teid loonud on. Mitte keegi muu. Mitte keegi muu. Ma ise olen täiega pannud pange selles mõttes, et ma igatsen olla mingi muu kogudus, kus läheb hullult hästi, kus kõik asjad toimivad, kus
kus on hoopis teistmoodi. Aga see on vale, see on patt. Jumal on pannud mind Tartu linna, ristekogudusse. Ma pean olema just seal, ma pean olema just seal ja ma pean armastama seda kohta. Et teie, ma julgustan teid ka, olge just Saalemi kogudus, olge just see kogudus, kelleks Jumal teid loonud on ja et ta igatseb, et oleksite just Saalemi kogudus Tartu linnast. Sest Tartu linn vajab ühte Saalemi kogudust, just nagu teie olete. Et olge see kogudus, mida Tartu linn vajab. 18. Kui nüüd on Jumal seadnud iga üksiku liikme ihu külge, nõnda nagu tema tahtis. Ja see on ka tegelikult hea uudis meile kõigile. Et võib-olla sulle tundub, et see, et sa siin oled praegu on nagu juhus või kuidagi sinu enda otsus või sina ise peremehetsed, et sa oled see, et sa ise tulid siia, sa ise kuidagi see oli sinu otsus saada kristlaseks, on ju, et sina tegid selle. Aga tegelikult Jumal on see, kes valib igat liiget ja tema paneb kõik liikmed täpselt ihu külge nii, nagu tema tahab. Usu mind, see, kus sa praegu oled oma elus, see on täpselt see koht, kus Jumal on su pannud. Sa oled spetsiaalses kohas praegu ihu küljes. Vaadake, 18. Jumal on seadnud iga üksiku liikme ihu külge, nõnda nagu tema. See on julgustus sulle ja mulle. See on suur julgustus. Ärge kartke, ärge tundke hirmu selle eest, kus te olete. Te olete just seal, kus Jumal tahab, et te oleksite. 19. Aga kui need kõik oleksid üks liige, kuhu jääksid ihu? Tagasi selle tarvetise juurde. Nüüd on aga küll palju liikmeid kui üks ihu. Ent silm ei või öelda käele, mul ei ole sind tarvis. Või jälle pea jalgadega, mul ei ole teid tarvis, vaid hoopis vastupidi. Need ihuliikmed, mis tunduvad olevat nõrgemad, on tingimata vajalikud. Ja neid, mis meile ihus tunduvad olevat autumad, ümbrid selle erilise auga, nagu oma näotulje liikmele anname rohkem nägusust. Ja see on ka kuidagi mind nagu pahviks löönud need salmid. Sellepärast, et ma võitlen sellise asjaga nagu uhkus. Ja ma igatsen, et ma oleks tähelepanu keskpunktis alati. Ja ma igatsen, et kõik alati naeraksid mu naljad üle ja minu jaoks nagu on seda salmi tegelikult, need salmid on mulle jube tähtsad salmid tegelikult. Sest need ütlevad, et tegelikult okei, sa tahad olla ihuliige, mis ihuliige sa olla tahad? Mis kõige tähtsam ihuliige on teie arvates? Mis te arvate? Süda näiteks, on ju? Või pea, on ju? Pea on päris tähtis liige, on ju, ihu juures. Kui su pead ei ole, siis sa oled ikka suht tuksid omadega, on ju? Aga ütleme nii, et aga mida siin räägime on see, et iga tähtsa ihuliikme taga on veel 10 tegelikult veel tähtsamat ihuliiget. Mis tähtsust on su peal, kui sul ei ole kaela või seljalüli, mis nagu hoiab, mis ühendab seda kõike. Mis tähtsust on südamel, kui sa oled süda, kui sul ei ole arterid, mis seda verd nagu edasi kannavad ülejäänud ihusse. Julgustus sulle, kus sa praegu oled. Me räägime praegu terviklikust ihust ja igaühel on oma roll, igaüks sobitub kusagile. Igaüks on osa sellest ihust. Ja kui sa tunned, et sa ei ole tähtis, sa ei ole pea või sa ei ole süda, siis see on täiesti hea. See on täiesti hea. Jumal paneb kõik liikmed täpselt sinna, kus nad olema peavad ja usu mind. Igal südamel peavad olema arterid küljes. Igal selgrool peavad olema, seljaroo lülid peavad olema täpselt paigas. Nii et ole julgustatud. See osa, mida sina täidad selles ihus, see on tähtis, see on asendamatu ja see on üli oluline, et sa täidaksid just seda osa, mis on sinu jaoks. Ja võib-olla sa oled uus, võib-olla sa ei teagi täpselt, mis sinu roll on või kuhu sa sobitud või mis liige sina oled. Siis ma usun, et Jumal näitab sulle väga varsti. Ära muretse, me lugesime. Jumal paneb kõik ihuliikmed täpselt sinna, kus nad olema peavad. Et varsti sa saad aru, kus Jumal sind paigutanud on ja mille jaoks.
saate aru praegu, mis ma räägin teile? Te ei pea kartma selle pärast, et kuhu te sobitute kogudusse või kuhu te sobitute siia ihuliikmesse. Jumalal on oma roll teie jaoks. Tal on oma roll teie jaoks. Ja ärge igatsege kõik olla pead või südamed või mingid tähtsad osad. Sest see osa, mida sina täidad, on tähtis. See osa, mida sina täidad, on väga tähtis. Pead ei saaks hakkama ilma sinuta. Kes teil siin pea on? Kristen või? Kristen ei saaks hakkama, kui teid ei oleks. Sellepärast ta tänaski kõik siin inimesi. Sellepärast ta kulutus raha šokolaadi peale. Et te näeksite, et ta ei saa hakkama ilma teie. Teie olete liikmed, mis on nii tähtsad. Ja te kõik olete, isegi kui sul ei ole šokolaadi käes, siis tea, et sinu roll on tähtis seal, kus sa oled. Sa oled seljaroo lüli. Mõtle, kui üks lüli puudu on, siis on pekkis. Siis on täitsa pekkis. Tõepoolest. Ja kui üks liige kannatab, siis kannatavad koos temaga kõik liikmed. Ja kui ühte liiget austatakse, siis rõõmustavad sellest ühtlasi kõik liikmed. Kas te mõistate, et need salmid, need, mida mul loen, need on Kristuse sõnad selle jaoks, et missugune meie peaksime üheskoos olema, kuidas meie üheskoos peaksime toimima. Kas teid huvitab see, mida Kristus ütleb selle kohta, kuidas me peaksime üheskoos toimima? Kuidas me võiks kõige paremini au tuua talle, nagu me siin enne laulsime? Kas teid huvitab see? Jaa. Ja see on nii oluline, kuulake. Kui üks liige kannatab, siis kannatavad koos temaga kõik liikmed. Ja kui ühte liiget austatakse, siis rõõmustavad sellest ühtlasi kõik liikmed. Ma õpin Tartu kõrgemas kunstikoolis ja meil on üks aine on seal HTML, ehk siis me peame tegema kodulehekülgi peame nagu tegema ja me peame seda koodi peame natuke vaatama ja õppima, mida siis nendes veebibrauserites kasutatakse. Ma ei tea, kas te olete kunagi sattunud või olete näinud kunagi, mis kood seal on, et seal on igasuguseid haigeid asju või igast mingeid siukseid märke ja igast mingeid imelikeid värke, igast lühendeid ja asju. Ma ei oska nii hästi, muidu ma teeks pikemalt, ma neid teangi. Aga mõnikord, ma ei tea, kas te olete näinud, mõnikord need koodi, need ahelad on nagu täiesti hullumeelsed pikad lihtsalt. Nagu täiesti hullumeelsed. Kui sa oled koduleheküljel, mõnikord proovid, kui sa oled koduleheküljel, siis pane vasak klõps ja pane view source. Ja siis see viskab sulle ühe akna ette, kus ta viskab sulle terve selle pika koodi ahele nagu viskab ette sinna. Ja siis sa näed tegelikult, kuidas see kodulehekülg ehitatud on. See on jube põnev. Kui sa natukene hakkad seda koodi nagu mõistma, siis see on nagu täiesti, see ongi põhimõtteliselt, lähed nüüd koduleheküljel kohe, esimene asi, view source, vaatad, kuidas ehitatud on, vaatad, kuidas tehtud on, aha, okei, ja aga kui sa ei tea, siis sa arvad, et ma olen nohik praegu, aga see on okei. Sest ma täidan nohiku liiget praegu selles ihus, nii et see on tore. Igatahes, mis ma öelda tahtsin, on see, et mul oli üks koolitöö vaja teha, üks kodulehekülg vaja teha. Ja see ei olnud väga raske, see ei olnud väga pikk ahel. Kas sa oled? Okei, sa oled elus, okei. Et see ei olnud väga pikk ahel. See oli nagu normaalne ikka. Ta oli lihtsalt nii, jah, laiva moodi, aga see täiesti liipmatu lihtsalt seal 10 minutit. Igatahes see koodivärk, üks koolitöö oli vahe teha ja kõik nagu toimis mingi hetkeni ja siis viimasel õhtul, kõik asjad alati lähevad sassi viimasel õhtul, te teate seda. Alati, see on nagu kuldreegel. Igatahes viimasel õhtul, enne kui mul see töö oli vaja ära esitada, läks jälle midagi pekki. Tahtsin nagu viia selle koodi, panna nagu brauserisse, et ma näeksin seda ja lihtsalt mingi errorid.
ja lihtsalt error. Ma ei saa aru, mis värk on. Mida ma valesti tegin? Mis ma tegin valesti? Ja ma saatsin oma õppejõule ja tema vaatas, kuule, et ma ei saa küll aru, mis siin toimub, et sa oled täitsa pekkis omadega, et ma ei saa midagi aru, meil õppejõud räägivad nii. Et ma ei saa aru, mis sa siin teinud oled, et see on mõttetu, ära parem hindamistele üldse tulegi nagu, sa oled läbi kukkunud põhimõtteliselt selle. Aga ma nii kergelt ei jäänud alla, ma saatsin veel ühele sõbrale, tema vaatas selle üle. Ja siis ta ütles, et ta vaatas, ta pidi vaatama seda koodi nagu täiesti igat rida eraldi ja vaatama, kas mul kõik väiksed koodi asjad on õigesti. Sellepärast, et selle HTML koodiga ja CSS-iga ja JavaScriptiga kõik need on siuksed asjad, et sa vaatad küll, et see on mingi suur koodi mürakas, et vahet ei ole, et kui mõni punkt või mõni asi puudu on. Aga kui sul üks jutumärk lihtsalt puudu on kusagilt, siis on terve asi erroris. Terve asi jookseb automaatselt errorisse. Täiesti hullumeelne. Ja siis see sõber saatiski mulle tagasi, et kuule, sul oli üks jutumärk puudu. Eelviimases reas. Hakkas ülevalt pihta ja kui üks ihuliige kannatab, siis kannatavad koos temaga kõik liikmed. Ma arvan, et mingil määral see ihu toimub ka samamoodi, et kui üks liige on puudu või kui üks liige ei täida võib-olla oma ülesannet nii nagu ta peaks või teeb seda võib-olla täiesti valedel eesmärkidel, siis kannatab temaga kogu see ihu. Ja võib-olla see kood võib-olla ei pruugi üldse töötadagi, kui üks ihuliige täidab oma eesmärki, teeb valesti midagi, teeb valedel põhjustel, teeb vale motivatsiooniga seda, mida ta teeb. Ma ei tea, see on tegelikult päris tähtis. Mõtle selle peale, kas see liige, kes sina oled, kas sa täidad oma ülesannet ihus nii, et see toob ainult Jumala lau, nii, et sa teed seda ainult tema jaoks. Ja nii, et see võiks panna terve selle koodi ahele lihtsalt tööle ilusti. See tegelikult oleneb sinust. Kas see asi siin töötab või ei tööta. Tegelikult see oleneb sinust, jah. 27. Me jõuame nüüd. Kõige tähtsama asja juurde, me jõuame selle tuumani, me jõuame selle juurde, mida ma olen igatsenud rääkida tegelikult teile terve see aeg. Teie olete aga Kristuse ihu ning igaüks omast kohast tema liikmed. Mõtle, see asi, millest me rääkisime, need ihu liikmed, see meie on ju. Me oleme Kristuse ihu. Me oleme üheskoos moodustame Kristuse ihu. Me oleme nagu pusletükid. Me oleme pusletükid ja kui kokku panna, siis peaks, teoreetiliselt peaks olema nagu Kristus. Piibel ütleb, me oleme Jumala näo järgi loodud. Sinna, see on Jumala näo järgi loodud. Ja kui panna need pusletükid kokku, me peaksime nägema Kristust. Sest me oleme tema näo järgi loodud. Ja me oleme Kristuse ihu üheskoos. Ja see tähendabki tegelikult meie olemist, see ongi ihu liige, see ongi see koos olemine, see ongi see, et me oleme üheskoos moodustame Kristust. Ja teate, kas pole imeline, kas pole nii hea, nii vabastav teada, et sa ei peagi olema täiuslik, et kuuluda Kristuse ihusse. Sa ei peagi oskama kõike. Sest see koosneb nii paljudest erinevatest osadest. Et sa oled just seal, kus Jumal tahab, et sa oleksid. Sa oled just see liige, kes Jumal tahab, igatseb, et sa oleksid. Ja sa moodustad üheskoos Kristuse ihu, sa oled üks pusletükk ühes suures pusles.
ja mõned pusletükid ongi raskemad. Mõned pusletükid ei tahagi üldse nagu sobitada tegelikult. Raske on kokku panna või mõni pusletükk on ära kadunud või võib-olla pusle tundub poolik. Et mõned tükid on puudu. See on Kristuse ihu, mida me üheskoos moodustame. Ja tema on selle autor, tema on see, kes hoiab neid pusletükke koos. Ja lihtsalt meeldetuletus. Ma ei tea, miks roomlastele 6, 3 ja 4 on lihtsalt mul praegu peas, ma lihtsalt tahan teile jagada need. Kas te siis ei tea, kes me iganes oleme Kristusesse, Jeesusesse ristitud, oleme ristitud tema surmasse. Me oleme siis koos temaga maha maetud ristimise kaudu surmasse. Et otse kui Kristus on äratatud üles surnust, isa kirkuse läbi, nõnda võime ka meie käia uues elus. Sa oled Kristuse ihu. Ja mida Kristuse ihu tegi? Mida Kristuse ihu tegi? Kristuse ihu suri. Kristuse ihu alandati, et Jumal saaks kirgastada teda. Kristus pani oma ihu viimaseks, et saaks Jumalale au tuua. Ja et meie täna siin võiksime istuda oma lihtsalt nii ülimugavate toolide peal, mis seal taga on. Ma ei tea, miks need toolid siin on. Need on kõige kehvemad toolid üldse praegu ühele jutlustajale, kes võiks siin ees olla. Sest ma tean, et te tahate magama jääda ja seal on nii hea. Ma olen ise ka maganud seal mitu korda, kui siin ees on jutlustajad olnud. Oi, palju kordi. Aga ärge teie praegu magage. Kuigi need on ülihead toolid. Aga Kristuse ihu sai viimaseks. Ta alandas ennast. Et Jumal võiks au tuua. Ma usun, et meie siin, kui Kristuse ihuna, me peame ka otsima seda kohta, olema just see liige, kes paneb ennast viimaseks, kes teeb ennast varba vaheks. Tõesti, kes teeb ennast kaenla auguks lihtsalt. Ülejäänud ihu saaks toimida. Et pusle oleks täiuslik, et pusle kannaks edasi Kristuse sõnumid. Sest see pusle, see mida me kokku paneme, see ei ole tegelikult see pusle, mida maailm ootab. See ei ole see pusle, mida maailm arvab. See pusle on täis alandlikkust. See pusle on täis ohverdamist. See pusle on täis endale suremist ja Kristusele elamist. Ja lõpuks Kristuse ihu päästis. Kristuse ihu päästis. Kristus, kui ta risti peal oli, selle mõte oli see, et ta tõi pääste meile. Ta tõi pääste sulle, ta tõi pääste mulle, ta tõi vabaduse meile. Me võiksime olla praegu siin. Me võiksime kanda edasi seda sõnumit. Meil ei oleks mitte midagi, kui meil ei oleks Kristust. Meil ei oleks mitte midagi, kui Kristuse ihu ei oleks andnud ennast meie eest. Mida meie Kristuse ihuna, mida me päästame, keda me päästame? Sest Kristuse ihu toob päästmist. Mida Saalemi noored, mida teie ühe ihuna, keda te päästate? Keda te võiksite päästa? Ja Kristus ei surnud ainult selleks, et me võiksime olla ka Kristuse ihu pühapäeviti või noortekatel. Ma usun tõesti, ma olen ise nii vääralt sellest aru saanud nii palju aastaid, et ma igatsen, et te oleksite minust palju targemad, et te mõistaksite ja näeksite, et Kristuse ihu saab olla ainult siis, kui sa oled Kristuse ihu täielikult ja 7 päeva nädalas. 364 või 5 või palju on aastas? 5, 365 päeva aastas.
see on Kristuse ihu, Kristuse ihu. Sa ei saa olla Kristuse ihu, kui sa elad dualistliku eluviisi, kui sa oled üks inimene ühes kohas, teine inimene teises kohas, see ei ole Kristuse ihu. Kristuse ihu on iga päev alandlik, iga päev ennast ohverdav. Ja kui selline, kui Saalemi noored oleksid selline Kristuse ihu, siis ma usun, et te tooksite sellist päästmist Tartu linnale, mida ei ole veel varem nähtud. Kristuse ihu teie seas võiks saada selliseks, et te üheskoos ohverdate, üheskoos olete alandlikud, et jõuda oma sõpradeni. Uskumatult, selle potentsiaal on nii meeletult suur, et sellepärast, et teie olete nõus andma endast natuke rohkem Kristusele. Inimesed võivad veeta igavikku koos Jeesus Kristusega ja mitte kusagil mujal ilma temata. See on nii jõhker, ma loodan, et te saate sellest ühe päeval aru. Aga jah, nii et meie, jah, ma panin ühed mõtted lihtsalt kirja, mida ma igatseks teile lihtsalt öelda, mis käivad sinu kohta. Mis käivad sinu kohta, et sa oled üks indiviid, aga sa kuulud suuremasse pilti, sa kuulud suuremasse Kristuse ihusse ja sa oled üks väärtuslik osa seal. Kui üks osakene on valesti, kui üks jutumärk on vales kohas, siis see kogu ahel nagu ei toimi. Sinu ülesanne on nii väärtuslik, sa oled täpselt seal, kus Kristus tahab, et sa oleksid. Sa oled üks maitseaine suures roas. Sa oled üks noot sümfoonias. Sa oled üks kivi vundamendist. Sa oled üks sõna ilusas luuletuses. Sa oled üks pintslitõmme suurest maalist. Sa oled üks jutumärk koodi ahelas. Sa oled üks liige Kristuse ihus. Ja Kristuse ihu saab täiuslikuks selles, kus Kristus suri meie eest, kus ta näitas, mida tähendab olla Kristuse ihu. Armastada teisi enda ümber. Olge Kristuse ihu Tartu linnas ja olge selline armastav kogudus, olge selline armastav ihu, mida ei ole veel varem nähtud. Ma usun, et Jumal saab nii palju au ja ma usun, et elud saavad muudetud ja mitte miski rohkem tegelikult ei loegi siin maailmas kui see. Aitäh teile, et te kutsusite.